üllatavalt vähe on selle ajaga värbundus muutunud, et see on mu nagu üllatus, et pigem nagu jah, mingid asjad on nagu keerulisemaks läinud nagu tänu AI-dele just nagu ettevõtete poole pealt, aga nagu üllatavalt vähe on muutunud võrreldes nagu teiste valdkondadega. Okay. Inimesed ei taha tulevikku, kus AI neid interveerib. Nad tahavad, nad on nõus sellega ainult siis, kui on mega suur konkurents ja sellepärast USAs on tehnoloogiaid, kes seda ehitavad, on väga palju raha kaasanud, aga sükestes väärtuspõhistes, inimpõhistes väärtusruumides, nagu me Euroopas oleme, kus rohkem võrreldes nagu USA-ga on ju, kus on ka vähem võib-olla nagu konkurentsi, inimesed valivad teadlikult, et nad ei soovi seda. See on väga huvitav õppetund. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Täna on meil külas inimene, kes on lähedalt näinud, mida tähendab startupi kasvatamine nullist globaalseks ettevõtteks. Ta on aidanud võidelda internetipettuste vastu ning olnud osa Veriffi ülesehitamisest. Täna tegeleb ta aga hoopis uue küsimusega. Kuidas AI muudab seda, kuidas me tööd leiame ja inimesi palkame ning ehitab selleks Rolajot. Tere tulemast saatesse, Janer Korohov. Tere, väga tore on siin olla. Kuule, enne kui me läheme selle Veriffi teekonnale ja sellele, mida sa täna teed ja kas nad on kuidagi omavahel seotud, kuulajatele midagi sellist, mida nemad LinkedInist välja ei loe või guugeldades? Ma arvan, et eks nad sellised pehmenad asjad ole. Ma arvan, et seal on nagu sellised nagu lihtsamad vastused on see, et päris minevikku minna, et kus mu selline midagi mu kaugest minevikust on see, et ma kunagi mängisin jalgpalli professionaalselt. Ma isegi siin Eesti muidugi liigad on sellised tugevad liigad, millega võrrelda, aga siin treenin meistriliiga meeskonnaga koos koondise särki kandnud ja saanud oma selline nagu hea treenituse kätte, et mida tähendab pingutada, meest on palju kasvuga, kusjuures üllatavalt ka nagu ettevõtluses. Aga ma arvan, et ma kusjuures kunagi küsisin ka tiimilt seda, et mis on midagi, kui te vaatate nagu, kui ma teilt selle küsimuse küsiksin nagu selles aknas, et mida te minus näete, mida te alguses nagu võib-olla esmamuljes ei näe, siis nende vastus oli, et üllatavalt normaalne unicorni founderi kohta. et mida see tegelikult tähendab on see, et kuidagi inimestel on nagu selline esmamulje, et kui sul on nagu unicorni founder midagi nagu valmis ehitanud, et siis ta on kuidagi nagu teistsugune või kuidagi nagu sa pead ennast vaos hoitama. Et ta on kuidagi teistsugune, ma ei oska seda nagu edasi anda kõige paremini, aga see on selline nagu eelarvamus hästi paljudel inimestel. Aga kui sa veedad nagu inimestega aega, siis nad saavad aru, et tegelikult seal ei ole lõpuks nagu hästi normaalne inimene, kes nagu on oma heade ja halbade nagu inimlike omadustega. Et tõesõnaga see oli nende poolt antud selline nagu vastus selle kohta, mis LinkedInis ei ole kirjas. Aitäh jagamast. Mina küll, nii palju kui ma unicorni founderitega kohtunud, siis nad on üllatavalt normaalsed inimesed kõik, nii et üks juures. Aga mõni elu põhimõte, mis sind võib-olla on saatnud juba, ma ei tea, nooruspõlvest saati, mis sind siiani kannab? Ma arvan, ma olen hästi siuke, mis on nagu pluss ja miinus korraga, ma olen siuke hästi nagu usaldav. Ilmselgelt ka omad vitsad saanud selles kohas. Mulle meenub sellega, et kui me Kaarliga hakkasime Veriffi ehitama, siis me teadmata, et nendest kooruvad lõpuks ka sellised nagu väärtused natuke ettevõttele välja. Rääkisime omavahel sellised nagu väärtused läbi ja üks selline läbiväärtus, mis me omavahel ka rääkisime, oli selline ausus ja läbipaistvus. Et ma olen sellest tulenevalt, see on hästi palju ka Veriffi sellisesse väärtustesse jõudnud lõpuks läbi inimeste, kui me neilt nagu tagasidet küsisime, aga ka mu enda selline hästi tugev nagu väärtushinnang on, et ma olen inimestele võimaluse, ma usaldan neid, aga ma olen hästi selline ka õigluse, ma nõuan ka nagu õiglus selles kohas, et ma olen selline nagu hästi pehme nagu väärtus, mida ma nagu igapäevaselt nagu elan isega läbi. Ehk sa annad inimestele võimaluse nii kaua, kui nad ei tee midagi, mis selle nii-öelda tühistab. Jah, et see on mu selline nagu esmamulje on, et ilmselgelt on nagu häid inimesi. Õnneks minu karjääris ma olen väga palju puutunud kokku inimestega, kes väärivadki seda, aga on ka kindlasti inimesi, kes ei ole seda väärinud, on kindlasti nagu väga suures vähemuses õnneks. Väga hea. Me jõuame sinna Veriffi loosse. Me võiksime Veriffist rääkida, ma arvan, kümneid saateid teha. Aga ma tahaks just keskenduda sellele kasvu osale, selle värbamise osale. Ma tean, et on erinevaid aeg, on nagu selliseid tihedamaid aeg, on sellised vähem tihedamaid aeg olnud. Aga võib-olla
mis ajal oli võib-olla kõige raskem värvata, oli see pigem alguses kuskil keskel või kuidas sa seda värbamisteekonda ise näed? Ma arvan, eks siin ka nagu 10 aastaga päris palju asju nagu lihtsustuvad su peas, on ju, et ma arvan asjad, mis sellel hetkel tundus nagu väga raske, et võib-olla nüüdseks on nagu et mis seal nagu oli, on ju, et juba aega nagu möödas sellest. Ma arvan, et nagu ma arvan, nagu igas etapis olid erinevad probleemid natukene. Alguses mulle meeldinud, et ilmselgelt sul ei ole mingit brändi ettevõttena, keegi ei tea sinust mitte midagi. Siis esimesed värbamised, mis sa teed, on sellised nagu pere ja sõbrad ja esimesed ette juhtuvad nagu inimesed. Siis sa jõuad juba siuke 15-20 inimest ja Veriffi mure natukene, mis oli meil nagu väga keeruline, oli see, et kui me tegime hüppe Eestist välismaale, kus me esimese päris välismaa siukse suure kliendi saime, siis meil oli poole aasta jooksul oli me ette müünud ennast justkui, mis tähendas, et me pidime kahekordistama oma siukest tiimi suurust, mitte päris kahekordistama, aga esimesed paar sammu oli kahekordistama, sellepärast, et me hüppasime umbes siuksest nagu suurusjärgust 1000 või 100 verifitseerimisest päevast 10 000 ja 20 000. See hüppe oli lihtsalt nagu nii suur, mis tähendas, et me pidime spetsialiste väga palju värbama, pidime arendust värbama, kes aitaks mudeleid treenida, et ühesõnaga see oli see nagu kontekst. Ja nüüd, kui seda olukorras, kus pead nagu nii palju mahtu minema järsku nagu värbama, siis eks me brainstormisime seal nagu, see on standardsed viisid, kuidas seda teha, aga lõpuks me kasutasime viise, kuidas nagu Tinderisse endale konto teha ja kirjutada inimestele, et äkki nad tahavad tööintervjuule tulla hoopis, et sa nagu otsid neid erinevaid nagu viise. Kindlasti see oli nagu üks keerukus, et kuidas seda nagu külmalt tööle saada. Aga ka lõpus ma arvan, et see probleem nagu muutus teistsuguseks, et nagu inimesi tuli nagu peale, et pigem kuidas sa annad seda nagu hoiad seda tugevalt kvaliteeti ja annad seda värbavatele juhtidele edasi, et me Karliga kuni 400-500 inimeseni umbes tegime alati neid lõpuintervjuusid tegelikult, et seda tagasisidet anda ja hoida seda tugevat nagu filtrit seal. Et igal pool oli keeruline, igal pool oli lihtsalt omamoodi probleemid, mida tuli lahendada selle tõttu. Kas mingil hetkel oli värbamine lihtne ka? Ma arvan, et ei nagu, esimene tunnetus on, et jah, aga tegelikult mitte, lihtsalt meil olid õiged inimesed, kes olid nagu mingi kogemusega, kes me sinna suhteliselt varakult võtsime, kes tegid selle meile nähtavalt lihtsamaks, sest meil ei paistnud see nagu valu ja probleem välja, meie valu ja probleem olid mingites teistes kohtades, kuhu me suunasime, kas oli ärikasv, kas oli toode, kas oli mingi uue turu avamine või midagi muud, on, et sellepärast see esmane nagu mulje on, et jah, oli küll lihtne, aga tegelikult teised inimesed tegid selle palju lihtsamaks, neil oli kogemus neid asju nagu teha, lahendada. No okei, esmamulje oli lihtne. Sa tegi, siis teine asi, et sa tegid neid lõpuintervjuud, et hoida seda nii-öelda seda standardit kõrge. Kas, ma ei tea, tööandjana Veriffi bränd sai päris ruttu, päris nagu tuntuks, et ilmselt nagu neid inimesi kandideerima jagus, aga kas te üks asi on siis värvata, on ta siis lihtne või raske, need inimesed alustavad mingil kuupäeval, kas te jälgisite seda ka, et kuidas need inimesed püsivad teie juures ja tegite võib-olla mingeid muudatusi siis vastavalt sellele? Ma arvan, et mis me Veriffiga tegime õigesti kohe algusest peale oli see, et ja see on laiemalt, me võtsime väga seeniorjuhid endale igasse valdkonda, kindlasti ma ei teeks seda uuesti, aga seal on põhjus, ma kohe jõuan sellesse. Me olime väga noored juhid mõlemad Karliga selles kohas ja me võtsime kohe endale inimesed nagu kõrvale, kellel oli nagu kogemus mingeid asju teha. Ja seetõttu ka nagu samamoodi nagu värbamises või üldse nagu people'i poole pealt meil tuli sisse väga tugevad juhid nii recruitmentis kui people'is, kes ehitasid, kuidas sellest värbamisprotsessi ehitada, kus saada sealt nagu tagasisidet, et samamoodi nagu tiimilt saada nagu koguda nagu iga kvartal, iga aasta nagu seda tagasisidet, mille pealt nagu teha. Aga ma arvan, et nagu ma ei usu, et protsessid ka nagu selles osas nagu see õige vastus või kindlasti ta annab sulle nagu siukse nagu linnukas, et sa teed neid asju, aga me alati nagu Karliga ka jaotasime natukene ära, et tema oli rohkem tegeles nagu müügiga, mina olin rohkem nagu sissepoole.
minu jaoks see põhisisend, mis ma sain, oli see, et ma käisin tiimidega nagu rääkimas, et ma tegin mingi hetk iga divisjoni juures või iga tiimi juures käisin, rääkisin nagu visiooni, sain sealt nagu tagasi, mis toimib, tegin one-on-one chat'e, sain teada, mis toimib, mis ei ole, tegin offboarding chat'e, sain teada, mis toimib või ei ole, et see andis mulle, ma arvan, et palju parema siukse struktuurse nagu ülevaate nagu foundina, aga ma ei mäleta, et meil midagi nagu struktuurselt aga offboarding'u osas, kui sa said sealt mingit sisendit, et inimesed, mingi põhjus oli, et kas nad ise lahkusid või midagi või siis suunati lahkuma, on ju, et nüüd seda profiili, millist inimest sa värbad või isegi kas või milliseid küsimusi lõpupoole küsida selles viimases intervjuus, mis sa tegid, kas seal nagu sa nägid mingit? Ma arvan, et seal ei olnud ühtegi sihukest nagu struktuurset viga vähemalt, mis ma mäletaksin. Pigem olid need, kuna ma kasvasin nii kiiresti, need olid pigem nagu mured, et mingid juhid jõudsid oma tasemeni, kus nad nagu suutsid väärtust anda, kus neile tuli lagi ette ja see tekitas mingeid probleeme. Ehk siis, või siis sa värbasid vale inimese sellesse kohta ja sa pidid liigutama, neid liikuvaid tükke oli nagu hästi palju, pigem olid need nagu enamus mures, et kas tekkis nagu sellest või teine mure oli see, et eks ikka nagu siukses enterprise kasvus sul ei ole kunagi, et sul kasv läheb otsa üles parema nurka, et sul on nagu hästi kiire kasv, sul on platoo, hästi kiire kasv ja sul on nagu siuke platoo ja need platood tekitavad ka nagu mingit sorti nagu muresid, mis on, aga ma ei ütleks, et meil kordagi oleks recruitment'is olnud nagu midagi nii katastroofiliselt valesti, et ma seda praeguse hetkeni nagu mäletaks ja valesti inimesi oleks nagu võtnud. Okay. Miks ma küsin seda, ma mõtlen, et nüüd ma hakkan vaikselt jõudma sellele, mida sa täna teed. Et kas seal Veriffis oli midagi, mis sa tundsid, et värbamises nagu võiks teha hoopis teistmoodi või mingisugune siuke aga koht, et nagu, et aga miks seda, ma praegu teen muud asja, mul pole aega teie seda siin värbamisprobleemi lahendada, aga nägid sa midagi sellist või? Ma arvan, et see on nüüd teine nurk, et me jõudsime küll nende õigete nagu inimesteni, aga küsimus on, et palju see nagu aega võttis ja mida ma aja all silmas pean, on ju, et see siuke benchmark, mida me kasutasime oli, et selleks, et jõuda nagu ühe hire'ina, me peame enam-vähem 300 nagu inimese profiili umbes nagu üle vaatama. Mis tähendab seda, et 300 inimest sa käid LinkedInis või kuskil nagu tööriistas läbi ja sa jõuad täpselt nagu kogu see funnel, nagu sa kirjutad neile, sealt kukuvad mingi osa ära kuni selleni, et sa jõud hire'ina, on ju, et see on päris palju aega läheb sinna, et selle nagu ühe inimese nagu jõuda. Et see oli nagu üks probleem. Ja teine probleem, ma arvan, et nagu 10 aastat on, et 10 aastaga juhtub nagu päris palju asju. Ma arvan, et sellel ajal oli ka võib-olla lihtsam mingit ka kandidaat hinnata, et me olime olukorras, kus sa võtsid inimese nagu CV ette, sa võtsid ta kaaskirja või motivatsioonikirja ette, sa said natukene juba nagu aru selle inimese nagu sisust, on ju. 10 aastat hiljem, kus meil nagu kõik teevad seda asja nagu AI-ga, need kõik näevad samasugust välja, on ju, et sa ei saa aru sellest nagu, sa ei saa nii tugevalt aru sellest nagu erinevusest, mis tähendab, et see nagu protsess on väga palju nagu muutunud selle ajaga ka. Aga ma arvan, et lihtsalt jällegi, kuna meil olid väga tugevad juhid, väga tugevad rekruuterid, siis see ajakulu nad said sellega nagu hakkama selles koos on. Ja muidugi 300 CV läbivaatamine, see on väga ajakulukas. Kas teil oli, ma ei tea, kas sa mäletad, oli teil selline mingisugune KPI ka, nagu kui kaua üks värbamine võiks aega võtta ja üks asi on 300 CV-d, aga mitu näiteks sükest hiring manageri intervjuud, nagu kus on juba värbaja nii-öelda ära teinud oma screeningut. Kas sa neid numbreid ka mäletad? Me vaatasime, me eraldi nagu iga nädalast vaatasime seda, aga mis need numbrid täpselt olid, nii palju aega on ka möödas. Ma mõtlengi, et sa ütlesid, et võtab kaua aega, nüüd üks asi on see aeg, et läbi vaadata, aga teine asi on protsess ise ka, on ju. Ma ei mäleta ausalt seda, et ma tean, me optimeerisime seda kogu aeg kaua aega võttis, mis ta oli, ei tea, et pigem me lähtusime selle hetkel siukestest ärilistest tulemustest enne kui kaua see nagu värbamine aega võtame. Et ma ei mäleta ausalt. Ja see ühe asja tõid juba välja, et 10 aastaga on, mis on palju muutunud, on see, et nagu AI on tulnud ja kõik CV-d ja ma ei tea, motivatsioonikirjad nagu näevad väga sarnased välja. Kas midagi on veel, mis sa nagu oled näinud 10 aastaga on nagu oluliselt värbamises muutunud? Ma olen nagu vastupidi, et üllatavalt vähe on selle ajaga värbamises muutunud. Et see on mu nagu üllatus, et pigem nagu jah, mingid asjad on nagu keerulisemaks läinud nagu tänu AI-dele just nagu ettevõtete poole pealt. Aga nagu üllatavalt vähe on muutunud võrreldes nagu teiste valdkondadega.
ma ei tea, mis sa ise. Ei, ma olen sinuga nõus, et ega sellest ajalehe kuulutusest värbamisest nagu liiga palju, noh, et see on nagu kõige suurem võib-olla muutus, et ta ei ole nagu füüsiliselt ajalehes enam. Ma arvan, et minu jaoks kõige suurem viimane muutus oligi sellel hetkel, kui olid nagu need ajalehtedes on töökuulutused ja siis järgmine hüpe oli LinkedIn, kus oli nagu siuke suurem nagu muutus ja nagu kogu LinkedIni nagu nende varajased siuksed investeerimistekid on kusjuures avalikud, kui need Series A, Series B kaaslased, et nende kogu tees oligi üles ehitatud selle peale, et varem olid lihtsalt sul nagu töökuulutused igal pool, kus sa said nagu lugeda ja justkui nagu ajalehest vaadata ja kirjutada oma emaili, saata oma kaaskirjad ja nende nagu teooria see, et värbamine on siuke network'ide põhine ja nagu selle pealt ja kogu LinkedIn on selle teisi peale üles ehitatud ja ma arvan, et see oli kõige viimane suurem siuke hüpe, mis nagu toimus. Mis ei tähendab, ma arvan, et seal on vahepeal nagu väga palju ägedaid tööriistu tehtud, mis on lihtsamaks teinud, kuidas nagu schedule ida intervjuusid, metaview samamoodi. Kuidas kandidaate hallata ja nii edasi, et just, et selles mõttes ma olen suga nõus, et sellist suurt nagu täielikku muutust ei ole, et nagu, et ma ei tea, isesõitvad autod või midagi sellist, et päris sellist asja ei ole, aga neid tööriistu ja asju on nagu hästi palju juurde tulnud, mis on isegi meie Talent Hubi ajaloo jooksul, mis on nüüd vaikselt 7 aastat saab, et me tegelikult teeme oma tööd nagu põhimõtteliselt poole kiiremini ja poole efektiivsemalt ja eelkõige, muidugi tahaks arvata, et me oleme oluliselt paremaks saanud kindlasti, aga tegelikult on need tööriistad on ikka tohutu abi olnud. Aga kas sa näed midagi, kuhu see võiks siis liikuda? Mis see ideaalmaailm võib-olla värbamises 10 aasta pärast oleks, et me saaksime rääkida, et värbamises on ka sellised isesõitvad autod? Eks me natukene seda roleauga ehitamegi, et ma lihtsalt näen neid trende, mis mind murelikuks teevad, et mitte keegi ei ole õnnelik praeguse nagu lahendusega, et kõik vihkavad praegust lahendust. Kui sa räägid nagu värbajatega, et nemad saavad hästi palju irrelevantseid nagu aplikatsioone enda, kui nad LinkedIni näiteks panevad oma töökuulutused üles, kus on hästi palju müra, kõik kandidaadid näevad sarnast välja, sest nad on AI-ga poolt tehtud, Ja teise poole pealt on kandidaadid, kes saavad aru, et nad peavadki hästi palju mahtu tootma, et nad kuhugi tööle saaks, nad peavadki 10-tesse, 100-tesse ettevõtetesse kandideerima. Ma räägin keskusest kandideerijast, et ilmselgelt on nagu 10 inimesi ka, kellele otse kirjutatakse, aga mis tähendab, et nad peavad AI tööriistu kasutama selle jaoks, et kandideerida, olla nagu personaalsed ja see tekitab seda müra jällegi rekruuteritele juurde. Ja me oleme sellest tsüklist praegu, kus nagu seda sinna nagu antakse nagu hoogu juurde ja see on päris nagu muret tekitav, et lõpuks nagu head inimesed ei paista välja, rekruuterid hakkavad AI tööriistu aina rohkem ja rohkem kasutama ja lõpuks me oleme kohas, kus AI intervjueerib natukene AI-d. Et see ei ole väga inimlik maailm, kus nagu olla. Mis tahangi jõuda sinna, et kas on midagi, mis kindlasti nagu jääb? Ma arvan, mis jääb on, ma arvan, et mingid valdkonnad, kus nagu võib-olla üks samm sealt tagasi. Praegu on hästi huvitav aeg, ma olen hästi suurt usku, nagu, et AI muudab väga paljusid nagu valdkondi. Ja see on ühe poole pealt äge, sest nii palju asju juhtub, hästi äge on olla ettevõtja praegu, hästi väga äge on olla ehitada, sest nagu nii palju asju muutub, siis on uued tehnoloogiad. Aga me näeme ka nagu teise poole pealt hästi paljud ettevõtted selle tõttu teevad ennast efektiivsemaks, koondavad ja see on ainult jääme tipp, need on need esimesed ettevõtted, need innovaatorid. Ja see lükkab ka nagu väga palju, ma arvan, et väga paljud inimesed on tööturul hakkavad nagu otsima seda tagasi, et kuhu me sellega jõuda tahan? Ma arvan, et hästi paljudes valdkondades muutub tänu AI-le hästi palju. Ma arvan, et recruitment ja värbamine on üks valdkond, kus see lõpuni nagu, ma arvan, et AI asendas seda lõpuni ära. Võib-olla 10 aasta jooksul, ma loodan väga, et mitte, aga ma arvan, et teeb lihtsamaks õigete inimeste leidmise, et sa ei pea 300 profiili läbi käima, vaid sa saad 10-15 profiili läbi käia. Need on kõik sinu jaoks nagu need õiged inimesed, kelleks sa tahad rääkida. Aga ma arvan, et see lõppvalik sellest 10-15 inimesest nagu leida, kes on need inimesed, kes su kultuuri ja pehmete väärtustega nagu kokku lähevad. Ma ei usu, et selles kohas nagu, ja ma väga loodan ka natukene, et see on see koht, kus on inimlik, mis teeb ettevõttest ettevõtte, kus on erinevad väärtused, erinevad eelistused ja see on see nagu pehmem pool, kas sa suudad aru saada, milline on sinu inimene või mitte. Ehk siis ma arvan, et see on see osa, mis jääb sinna, et see nagu valida välja nendest inimestest, kes sulle sobivad, kes on kõige paremad sinu jaoks.
väga hea. Aga räägi, mis probleemide Roleoga lahendate? Ma võib-olla alustada sellest, mis Roleo on lihtsalt nagu kiire nagu kokkuvõttena, et Roleo on siis ühesõnaga siuke talendiagent, mis ühendabki omavahel ettevõtteid, kes siis otsivad endale inimesi ja kandidaate, kes otsivad endale ettevõtet. Talent Hub AI. Ma saan aru, miks selle paralleeli teed, ma arvan, et see on üks paralleel, teistmoodi me võime vaadata, et kas see on tööriist, mis aitab nagu efektiivsemalt inimesi leida. Et ta võib olla Talent Hub AI, ta võib olla ka nagu natuke nagu MetaView, mis toob sulle lihtsalt õiged kandidaadid on ja kätte. Aga mis probleemi me lahendame, ongi ettevõtetel võtab täna metsikult palju aega, et õiged inimesed leida ja nad värvata, et leida need üles on. Et täpselt sama näide, sa käid 300 profiili läbi, jõuad 15 profiilini, kes sulle lõpuks vastavad, teed nendega esimese intervjuu, sealt 5 tükki jääb alles, teed teise intervjuu ja siis lõpuks teed valiku. Ja need tööriistad, et sa nagu 300-st jõuaksid nagu 15 kandidaadini ei olegi nagu muutunud väga palju viimasel ajal. Ja see on see probleem, mis me aitame ettevõtetel lahendada ainult, et kuidas leida need inimesed, keda nad otsivad, neil on alati kirjeldus nendest ja kuidas need inimesed nagu laua taha tuua. Ja siis on kandidaatide probleem. Ja siin on mitu probleemi korraga. Üks probleem on see, et Eestist värbavad väga palju ägedaid ettevõtteid, kellest enamus inimestel ei ole isegi aimugi. Et sellised esimesed nimed, mis pähe tulevad, on Revenue Cat, näiteks top Euroopa ettevõte, mis on mega kiiresti kasvanud, millest keegi ei tea mitte midagi. Top fondide poolt backed ja sõnaga väravad Eestist remotely inimesi on näiteks NATO, kes värb ka endale, kuna neil Diana on siin, nad värbavad ka endale inimesi ja kuni DuckDuckGo browser on ju, et hästi palju sellist ettevõtted. Just tahtsin tuuagi selle näite, et näiteks Defense Techis on väga palju startupil pole kodulehtegi, et see nagu nad ei saa, need kuulused ei olegi nagu kuskil, et kas nad teie juurde saavad tulla? Jah, on lühike vastus. Okay. Aga korra veel selle eelmise mõtte juurde, et ühesõnaga see on hästi palju ettevõtted, kellest inimesed ei tea midagi ja me aitame neid nagu inimestel tuua, pluss teine pool, kuna selleks, et inimesed ei peaks nii palju nagu application'id tegema, siis me aitame neil skipida selle osa, et nad ei pea neid avaldusi tegema, vaid me paneme parimad kandidaadid otse värbavajuhiga kokku, mis tähendab on see, et sa lihtsalt teed endale Roleosse konto ja me anname sulle teada, kui mingid head rollid, millega sina sobid kokku, tulevad välja, et siuke nagu autopiloot natuke karjäärile. Tundub juba lihtne lahendus või selles mõttes kandidaadile jumala hea. Panen korra sinna ja siis vaikselt hakkab tulema. Aga nüüd, kas ei või nii olla, et siis on nagu selline top kandidaat, kes siis võiks põhimõtteliselt igale poole sobida. Tal on selline 100 kirja, 100 võimalus seal ja siis ongi see teine osa see, kellel ongi raske leida seda tööd. Ja ta ei saagi neid, sest tal ei ole piisavalt nagu seda kogemust või matchi või räägi võib-olla sellest matchimisest, kuidas see toimub, et siis saame võib-olla sellele küsimusele ka vastuse. Kuidas me matchime ongi see, et me teeme me läheme sügavamale, kui praegune värbamine seda teeb, et praegune värbamine siis eelkõige vaatab siukest nagu LinkedIni on ju, sest see on see nagu public facing nagu ülevaade, mis sul selle inimese kohta on nende CV või LinkedIn on ju, võib-olla ka mingi olenevalt rollist, kas siis mingi Dribble või GitHub või midagi muud on ju, aga suhteliselt nagu pinna peale. Meie lähme sealt sügavamale, me teeme kandidaatidega vestluse, mis ühesõnaga, kui me ütleme meie, siis meil on AI agent Amy, kes vestleb nendega ja see vestluse sisu on, et aru saada, mida nad otsivad, mida nad tahavad või et mis on need asjad, mille alusel nad nagu hindavad neid ettevõtteid, mis nende nagu siuke kogemus on, mida nad ehitavad, mis on tech stack, mida nad kasutavad, olenevalt rollist natukene on ju, aga siuke natukene siukest tausta ja eelkõige siukest tulevikku. Ja mis selle vestluse eesmärk on see, et me saame aru, et mis on need kriteeriumid, mille alusel nemad rolle otsivad. Ja need kriteeriumid on need, kui me nüüd võtame 10 000 rolle, mida Roleo skännib igapäevaselt, mis on avalikult kätte saada, siis me oskame neid rolle nagu hinnata, kas see võiks sellele inimesele sobida, ja seejärel me saadamegi neid tegelikult, et me saame sellest vestlusest need kriteeriumid ja me hindame neid kõiki rolle vastu neid kriteeriumid. Et see on nagu üks pool.
ja siis on ettevõtete pool, kus me teeme ettevõtetega ka siukse, me saame nende töö job description'i ja me teeme siukse nagu vestluse nendega 30 minutit. See on erinevad termineid, kas on kick-off või intake call on ju. Ja üritame aru saada, keda nad päriselt otsivad, sest sa tead ise ka job description üldiselt väga laialt üles ehitatud ja seal on natuke nagu, seal on sisu on ju, mida tegelikult otsitakse ja täpselt samamoodi me saame teada, mis on ettevõtte kriteeriumid, mille alusel nad otsivad ja seejärel me hakkamegi nii kandidaate kui ettevõtteid omavahel kokku panema ja matchima. Räägi sellest Amy'st ka natuke rohkem. Räägi, kes on Amy? Mismoodi ta töötab? Amy's on agent, kellega saab rääkida täpselt samamoodi, nagu meie siin omavahel räägime, et lähedki temaga kõnesse, ta ütleb sulle, et tervitab sind, küsib sult rida küsimusi ühesõnaga, et ma ei oska seda paremini rääkida, et kui sa kunagi ChatGPT-ga oled rääkinud või Claude'iga rääkinud, on ju, et täpselt samasugune kogemus. Fun fact. Ma arvan, et kui nüüd enamus kuulajaid ja see on puhtalt minu statistika pealt, kui me nagu oma kasutajatelt oleme tagasi küsinud või oleme niisuguste värbavate juhtidega rääkinud, siis millegi pärast meil kõigil ja mul samamoodi esimene kord, kui ma OpenAI-ga rääkisin, on niisugune mega tugev bias, et see on väga halb kogemus. Ja me enne kui me Roleo juurde jõudsime, tegelisime ka intervjuuga, kus me seda niisugust nagu biasit saime eriti kogeda. Inimesed kardavad seda. For the right reasons, on ju, et see on AI at the end of the day, aga seal on ikkagi bias. Aga huvitav on see, et kui me küsime igalt kasutajalt, kes selle kõnest läbi käib, et kuidas oli, siis 95% ütlevad, et vau, super. Muidugi, see on ju kõige parem versioon nagu värbest, nagu et tal ei ole nagu neid, ta ei tule nagu mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse isikliku nagu, ma ei tea, taustaga sinna sisse ja kas tal on kiire päev või hea päev olnud, on ju. Et on väga meeldiv, ma olen nõus sinuga. Ma arvan, et see põhjus on ka teistpidi, et korraks ma lihtsalt räägin sellest, nagu me alustasime AI intervjuust on ju, ja me saime sealt nagu päris sealt nagu õppetunnid ja saime ka oma tehnoloogia päris paika. Mis me tegime, me töötasime umbes 3-4 ettevõttega, tegime pilooti, et kui me selle esialgse screening intervjuu asendaksime AI intervjuuga, et mis siis nagu juhtub on ju, sest erinevad uuringuid maailmas on näidanud, et tegelikult nagu päris täpselt isegi paremini, kui mingid inimrekruuterid suudab nagu screening intervjuusid AI nagu teha. See põhiline õppetund, miks me sealt nagu edasi pivotisime, oli see, et üks, see bias inimestele AI-ga rääkida ja tekitab siuke pigem ei. Ja teine põhjus oli see, et need huvid olid nii risti, et kandidaadi huvi oli nagu tööl saada, teadis, et AI tuleb teda hindama. Tuleb hindama, et kas ta nagu kvalifitseerub selle tööle, mis on natukene nagu ka screeningu nagu eesmärk. Ja see nagu usaldamatus selle vastu. Nüüd, kui me vaatame Roleot, siis meie nagu huvid on aligned. Meie huvi on saada sellest inimest aru, et talle parimaid nagu tulemusi tuua. Mitte ta hinnata, ja mitte nagu hinnata, kas ta sobib seda tööle, vaid saada talt läbipaistvalt sisendit, milliseid töid ta otsib, mis on täiesti teine nagu viis seda teha ja sellepärast see kogemus on ka palju positiivsem. Räägi veel sellest, kas seal nagu sa ütled, et ta nagu hinnanguid või hindeid ei jaga, on sul mingi scoring süsteem või mismoodi see seal taustal toimub? Kuidas see taustal toimub, on see, et me võtame kandidaadi poole, me võtamegi vestlusest saadud nagu sisendi põhjal loomegi kriteeriumid, et mis on sellest vestlusest nagu siuke kriteeriumid, mis tulevad välja, mille alusel tema nagu otsib endale töökohta. Ja me igat rolli hindamegi selle kriteeriumi alusel. Väärtud üks asi, mis me igale nagu rollile juurde paneme, et kui me vaatame seda job description, et kui hästi see kandidaat ka tegelikult sellesse rolli nagu sobib. Ja see on asi, mis me nagu juurde paneme, millega me nagu AI-ga hindame, sest me ei taha soovitada inimesele rolle nagu top kategoorias, kus ta super tahab seda, aga ta ei ole väga hea kandidaat sinna. Et näiteks, et kui sa startupid, eriti kasvuettevõtted ikkagi värbavad inimest, kellel on mingit tüüpi kogemus juba olemas. Et kui sa nagu product marketingis
töötanud, siis keeruline on nagu tootesse minna nagu kasvuettevõttesse, et siuksed nagu basic asjad, mis peavad ikkagi nagu olemas olema ja see on nagu üks hindamise nagu kriteerium selle koha pealt. Mis sellest kandidaadist teile nagu maha jääb või kui kauaks või kuidas, kas kandidaadil on nagu mingisugune ülevaade ka, mis infot te täpselt siis korjasite ja kuidas see nii-öelda see kokkuvõte on tehtud? Et kui läbipaistev see on, et sa ise tõid ka välja, et selline ausus ja läbipaistvus on sinu enda nagu selline väärtus, et kuidas see on? Jah, kuna me selline vürtsikas küsimus on ju, et mida tavaliselt küsid, kelle eest te seisate, et kas kandidaadi või nagu ettevõtte eest, et kui te peate nagu valikuid tegema. Umbes samalaadi nagu küsimus on ju. Me oleme natukene nagu siuke kahe vahel, siis me tahame ehitada siukest nagu turgu, kus mõlemad leiavad üksteist. Kui me näiteks, kui me peaksime kandidaadi mingit infot jagama, mida ta in confidence meiega jagab, näiteks me küsime ka, mis on palgavahemik, mille alusel nad nagu, mis on nagu miinimum, mida nad nagu otsivad, kui me neid rolle ka nagu hindame, ja kui me seda näitame nagu ettevõtjale, siis see kohe tapab selle kogu usalduse nagu maha, ja me jõuame kohtus, keegi meiega ei jaga. Et seetõttu kandidaadid saavad vaadata, mis infot, mille alusel me neid otsime, või mille alusel, mis on nende siuke profiil ja nad näevad seda. Sa saad seda muudatus isegi teha, vaata, et okei. Et ütlesin küll nii, et aga tegelikult ma mõtlesin hoopis teist, on ju. Jah, sest see on siuke, vahet ei ole, kas sa otsid aktiivselt või passiivselt tööd, see on siuke nagu, see on siuke protsess. Ja see on ajas ju muutuv, on ju. Sa õpid enda kohta midagi ja osa sellest protsessist on ka, kui Amy sult küsib küsimusi, millised on sektorid, kus sa tahaksid töötada. See on siuke nagu natukene nagu, jah. Aga see on nagu siis selles mõttes nagu natuke siuke secret LinkedIn, et LinkedInis on nagu just ka nagu saad seda muuta ja teha, aga siis nagu absoluutselt kõik näevad, et see on veidike selline avatud, et kõik nagu näevad. Aga nüüd on sul nagu selline nagu isiklik nagu AI agent, nagu keda sa justkui siis saad usaldada, saad seal nagu muudatusi teha niimoodi, et kõik ei näe seda. Ma küsin need ettevõtted, kes siis nagu saavad, et okei, see profiil võiks nüüd sobida. Amy on hea töö teinud, mina olen ka kinnitanud, et see info, mis siin on täitsa siuke hea, et selle põhjal võib minna. Kas see kandidaat saab ise nagu kontrollida, kellele see minu profiil läheb, et ta paneb mingid innukesed või kuidas see toimib? Kuna me teame, et AI-l on ka enda nagu vead on ju ja probleemid, siis me olemegi siukse human in the loop'i sinna ka teinud mõlemalt poolt. Kuidas see protsess välja näeb? Ütleme nii, et sa tuleb nüüd hakkad rollevat kasutama, sul on mingi roll, teeme suga vestluse, jagad meiega job description, siis me näitame sulle, millised on need kandidaadid, kes meie siuksest roleo kasutajatest sobivad selle vestluse kirjelduse kõige paremini. Aga jällegi selleks, et seda ausust ja läbipaistvust hoida, need on anonüümsed profiilid, mis me näitame sulle. Me ei näita sulle, kes see inimene on, me näitame sulle lihtsalt tema siukest CV-d. Ja seejärel sa saadki valida sealt tegelikult, okei, need on need inimesed, kellega ma tahaks rääkida, mille peale need inimesed saavad emaili, otse ütlevad, et Talent Hub tahaks sind otse intervjuule ilma kandideerimata kutsuda, kus me tutvustame siis seda positsiooni, rolli, palgavahemikku, mis on nende siuke, palju need raha on kaasanud ja teeme siukse kiire ülevaate, on ju. Ja põhimõtteliselt inimene saab otsustada siis sellel hetkel, kas ta läheb otse intervjuule, mille peale see Amy teeb intro neile oma vahel emailiga või mitte. Ja kui ta ei soovi, siis ta jääb anonüümseks. Et tegelikult see nagu sellel hetkel, kui see nagu ühte emaili kokku jõuad, selle hetkel saavad mõlemad pooled nagu teada päriselt nagu, kes see isik seal taga on. Või pigem nagu ettevõtte saab teada, kes see inimene seal on. Et see on see protsess, kuidas mõlemad pooled kontrollivad tegelikult seda lõpuni välja. Jaa. Räägi natuke sellest ka, et mis on nagu värbamises ja AI juures hästi palju välja toodud on ikkagi see, et ühelt poolt ta aitab neid biaseid ja diskrimineerimist vältida, et sul ongi täpselt siuke anonüümne, et sa võtab asjad kõik ära, teeb selle võimalikult anonüümseks, et sinul kui hiring manager'il ei ole võimalik justkui nagu väga diskrimineerida, sa ei tea isegi, kas see on mees või naine, kellega ma räägin, eks on ju. Aga teistpidi, kui sa näed, et mingisugused match'id hakkad tegema, ega ta ju järjest õpib, et järelikult, selline profiil sobis sinna, järelikult need ja need sobivad. Ehk ta hakkab ikkagi küllaltki ühe sarnaseid siis taolisi profiile saatma, mis siis nagu tekitab jälle sellist nagu diskrimineerimist või sellist nagu biasit või kuidas sa seda näed? Ma arvan, et minu arvamus on, et see on hästi siuke
hästi tundlik teema ja nagu põhjusega on ju, aga ma arvan, et hea on see lahti võtta. See on hea lahti võtta, ma ei ole näinud nagu oma kogemusel ja siin 2-3 ettevõtet, kus ma investeerinud olen, kus ma olen seda näinud ka, ma ei ole näinud, et keegi ehitaks tooteid niimoodi, et nad lihtsalt annaksid nagu mustale kastile, mis on nagu LLM-id ja AI-dena, annaksid ette mingi probleemi ja siis, et kas see on näiteks matchimine või midagi muud ja siis laseks neil teha ja kandidaadid tulevad välja. Et mis selle nagu probleem on ja selles kohas tekivad need probleemid on, kui sa ei näe sinna kasti sisse. Mis selle probleem on see, et sa ei saa seda kuidagi kontrollida, see ei ole deterministlik, sa saad ükskord ühte vastust, teiste vastust ja sa ei saa seda kuidagi nagu kontrollida ja kvaliteeti teha. Et kuidas meie nagu seda nagu teeme ongi, me tahame, et see oleks võimalikult deterministlik to a degree, mis tähendab seda, et mingi hetkeni on must kast, kus me seda teeme on see, et täpselt see on see, miks me need kriteeriumid sinna oleme pannud, et mille alusel me hindame näiteks nagu milline on sobiv kandidaat, milline ei ole sobiv kandidaat, et me saaksime kontrollida ja vaadata, et seal ei oleks seda nagu bias'it nagu sees ja eks mida rohkem me ka saame andmeid, seda rohkem me saame kontrollida, millised on need kohad, millised võivad problemaatiliseks osutuda või millist mitte. Aga just see, et me ei ole seda musta kastina teinud, me oleme seda protsessina teinud, me saame seda kontrollida, mõõta, tekitab meile seda nagu läbipaistvust, aga eks inimesed on bias, AI on kuhugi maani bias on, et eks see nagu, kuna see maailm areneb nii kiiresti, seal on ka kindlasti mingeid üllatusi, millega me peame nagu tulevikus nagu tegelema, et seda nagu vähendada. No te olete küll, et ka alguses oma teekonnas, aga võib-olla midagi, mis te juba olete nagu näinud sellel samad nendes protsessi, nende kaupade, kus midagi sellist, mis on üllatav olnud või mida te ette ei näinud või õppinud juba sellest midagi? Ma arvan, neid asju, mis me oleme õppinud päris palju, ma arvan, et tehniliselt suhteliselt vähe, pigem nagu minu jaoks on siuksed nagu eelkõige õppetunnid on, ma ei ole B2C maailmas toimetanud, mu kogu taust on B2B olnud kogu mu elu on ju, et ma arvan, mul on hästi palju siukseid nagu B2C õppetunde väga palju ja väga palju ka nagu väga palju juba ka vigasid on ja mida teistmoodi nagu teha on, et kuidas rääkida sellest. B2B-s on näiteks siuksest nagu kui sa teed võtame kodulehe näiteks, sa kirjeldad hästi ära, paned siin hästi palju tekste, paned nagu logosid, asju ja B2C-s, kuidas sa võimalikult väikse nagu tekstiga jõuad nagu selle nagu arusaamani, et inimeste nagu huvi edasi hüpata on nagu nii väike on ju, et täiesti nagu kaks erinevat nagu profiili. Ma arvan, et sealt on hästi palju nagu õppetunde ja ma arvan, et nagu kõige olulisem õppetund on see, miks me nagu AI intervjuust nagu ära pivatsime, mis oli nagu siuke groundbreaking minu jaoks nagu üllatav, et tagantjärele muidugi nagu arusaadav, inimesed ei taha tulevikku, kus AI neid intervjueerib. Nad tahavad, nad on nõus sellega ainult siis, kui on mega suur konkurents ja sellepärast USAs on tehnoloogiaid, kes seda ehitavad, on väga palju raha kaasanud, aga siukestes väärtuspõhistes, inimpõhistes väärtusruumides, nagu me Euroopas oleme, kus rohkem võrreldes nagu USA-ga on ju, kus on ka vähem võib-olla nagu konkurentsi, inimesed valivad teadlikult, et nad ei soovi seda. See on väga huvitav õppetund. Okay. Räägi korra veel kuulajale ka, oli Amy, aga te liikusite ära AI põhistest intervjuudest. Mis see tähendab? See tähendab seda, et enne me hindasime ja küsisime küsimusi nagu screeningus, mis oli AI intervjuu. Nüüd on Amy, kes on siuke karjääriagent, kes üritab sust aru saada inimesena, mida sa teinud oled, millised rollid sulle sobivad. Et üks on siuke intervjuu formaat, kus sa nagu üritad inimesest aru saada, kes ta on. Teine on vestlus, kus sa tahad aru saada, milliseid rolle inimene otsib. Lõpuks on seal mõlemal nagu AI, kes siin teeb, aga see nagu tulemus sellest on nagu erinev. Okay. Aga kui te tegite seda AI nii-öelda intervjuusi, kas te kasutasite ka mingid näoilme tuvastusi või hääle asju? Ma tean, et need on hästi populaarsed, neil ei ole väga teaduspõhist tõendust, et see töötaks ja toimiks, aga see on kindlasti põnev maailm. Ta on väga põnev maailm. Ma ei tea, kas ma ise ka sellesse maailmasse usun lihtsalt. Et ma olen ka oma ajal kokku puutunud värbavate juhtidega. Ma ei ütle, kas see õige või vale, ma ütlen, mina nii ei tee, et igal intervjueerijal on oma nagu viis, kuidas seda tead saada, aga ma olen kokku puutunud inimestega,
kes üritavad nagu inimesi stressi ajada ja siis aru saada, kas on nagu õige inimene, kas on õige sisu. Ja vaadata, kuidas nad reageerivad. Ma saan aru mingite rollide puhul, kus sa võib-olla nagu peadki nagu reageerima seda, aga 99% rolle, kes tekkis nagu värbad, ei pea sellega kokku puutuma, et nagu ja samas on ka nagu ma tean, et mingid ettevõtted kasutavad nagu andmepõhiselt väga hästi nagu psühholoogilist testi näiteks ja midagi muud vaata on, et erinevad värbamisstrateegiad, ma ei ütle, mis õige või vale, mul on lihtsalt oma värbamisstrateegia. Ma toon siia lihtsalt ka ühe loo Wise'i aegadest. Me kasutasime seda Gallupi strength training ut ja noh, selles mõttes see oli, ta ei olnud kuidagi midagi hindamisvahend, see oli tegelikult tiimi nagu juhtimiskoolituste jaoks. Ja siis me tegime katse. Me panime kokku nagu sellise ideaalse tiimi nagu customer support'ist, kes justkui selle järgi oleks ja tahtsime nagu vaadata, et kas see tiim toob paremaid tulemusi. Mis arvad, kas ta tõi või ei toonud? No kuna seda välja tood niimoodi, siis ma arvan, et ta ei toonud. Ei toonud jah, et selles mõttes, et kõigi paberi peal nagu kõik oleks olnud, on ju isegi nagu see vestlus, kõik asjad seal oli, aga mingit erinevust nagu sellist vähemalt märkimisväärsest erinevust ei toonud. Me seda värbamises ei kasutanud muidugi, aga lihtsalt sellisega huvitav, kuna neid customer support'i oli hästi palju ja neid tiime nagu kogu aeg me tegime ümber, siis seda oli hea võimalus teha. Aga minul nagu, ma olen sealt samas nagu positiivset kogemust saanud ka nagu juhina, et kui sa saad aru kõlanud halvasti, aga kuidas mingid oma meil oli ühesõnaga management'iga tegime ka sarnaseid nagu teste on ju, et kui sa said aru, millist tüüpi inimesed on, kellega sa saad rääkida nagu numbrite keeles, kellega sa pead rääkima nagu selline storyline'is on ju, et sellest oli palju rohkem aru, sa saad aru, kuidas nagu kellegiga nagu rääkida. See oli minu jaoks nagu kasulik selles kohas, aga ma ei ole jah leidnud seda nagu värbamises, seda nagu väljendit enda jaoks ka. Kuule, aga tagasi role juurde minna, on ju, et see roadmap, et praegu te olete, te alles nagu õpite, teete, olete, on ju, lahendate probleemi, et kandidaadil oleks nagu valikut ja ettevõtetel oleks õiged profiilid. Aga mis teil seal roadmapis veel on? Või mis need on järgmised asjad, mis te tahate ära saavutada? Ma olen meil sellist baashügeeni veel nagu ehitada. Et me alles launch'isime ka dashboardi praegusel hetkel, kui me seda lindistame, sest on selline shadow launch, siis ma olen selleks hetkeks, kui see episood välja läheb, siis me oleme sellega launchinud. Et kus kandidaadid saavad nagu muuta oma nagu seda profiili on ja vaadata, kuidas seda nagu kuvatakse ka nagu ettevõtetele on. Et see on selline nagu baasasi ja samas ka nagu match, mis me oleme saanud, nagu me suhtleme iganädalaselt inimestega, et saada nagu tagasi. Et seal on nagu selline hästi palju nagu baasasju, milleni me ei ole jõudnud ja samamoodi ka selline äride poole pealt, et ma päris paljud tükid ma teen täna manuaalselt, kuidas ma nagu inimesi nagu värbame, suhtlen ettevõtetega, saan selle info, millist inimest nad otsivad, et seda ka tootestada. Et seal on nii palju nagu sellist vundamenti veel ladumata. Aga selliste huvitavate asjade juurde minnes, mis on seal nagu veel plaanis? Mulle väga meeldib, kui me rääkisime ka nagu alguses sellest LinkedIni nagu hüpoteesist, et nagu networking on see, kus hästi palju nagu ka inimesed leiavad töö ja ettevõtted otsivad töö, et siis see on üks siuke nagu avenue, mida on üritatud nagu lahendada, aga LinkedIn nagu keegi ei kasuta endorsement'e, keegi ei kasuta nagu recommendation eid. Ja see on põhjusega sellepärast, et need on avalikud ja nagu sa kirjutad minu kohta, ma kirjutan sinu kohta ja nagu värbavad juhid nagu näevad, et see on nagu siuke beauty contest natukene. Aga see on sellepärast, see on avalik. Et kui me nüüd, sa ise tõid ka välja, me teeme selle privaatseks natukene, kas me suudame seda nagu muuta läbi selle, et neist oleks kasu, sest kui mina olen värbav juht ja ma näen, et kedagi on soovitanud Wise'ist mingid inimesed, siis see on minu jaoks nagu väga tugev signaal. Ja ma tean, et nagu inimesed to a degree teevad seda, aga täpselt nagu nende signaalide nagu saamine, sest minu jaoks Wise on nagu superkultuuriga nagu ettevõtte, kus ma alati nagu mega tugevaid nagu inimesi saanud ja minu jaoks on see signaal värbava juhina. Et kuidas siukest nagu networki ajalugu nagu kasutada nagu ära, et aidata inimestel leida töökohti ja ettevõtetel leida inimesi. Väga kihvt, tundub päris põnev väljakutse. Vaatan natukene aega. Peame vaikselt saate kokku tõmbama.
enne kui me läheme lõpuküsimusteni, võib-olla nagu üks asi, mida sa kõige rohkem oled nüüd selle roleo ehitamise juures ise õppinud või mis sa välja tooksid? Ma arvan, et kindlasti nagu see B2C maailm on nagu, ma jällegi, korra välja soovides, mulle väga meeldib, mis ma teen ja mis ma teinud olen. Veriffis ka mulle väga meeldis see, et ma saan uute probleemide juurde minna, sest nagu founderina sa näidata mingi probleem, sa hüppad sinna sisse, sa paned sellise banditsi peale ja siis lõpuks tood nagu juhi, kes selle nagu päriselt nagu ära nagu lahendab ja viib seda nagu edasi. Ja mis on nagu pluss on see, et sa saad kogu aeg uusi nagu probleeme nagu lahendada, you never get bored ja minu jaoks nagu kogu selle nagu B2C ja B2B maailma nagu vähendamine, kus on väga palju ühisosa, on siuke nagu uus huvitav õppekoht. Ma arvan, et mis on nagu number 1. Võib-olla natukene veel isiklikum küsimus just selles osas, et no sa oled ehitanud üles ühe eduka ettevõtte. No, neid ettevõtjaid, kes suudavad järjest unicorn'e teha, ei ole liiga palju. Et kuidas sa tuled ise selle, ma ei tea, kas sa tunned seda pinget, et need ootused sinu suunas on kõrged, et sa oled ühe korra nii edukas juba olnud, et nüüd teine kord veel edukam olla. Et kas sa tunned seda pinget ja kuidas sa sellega toime tuled? Ma arvan, et see kindlasti pinge on, kui ma siin rahakaaslasem ka, siis ma ütlesin inglitele, et mitu korda nagu välk samasse kohta lööb, et see on ikkagi lõpuks ka statistika, et õnne ei saa teha, sul peab õnne olema ka väga palju, et sa iga asja nagu ehitaksid. Ma endiselt usun sellesse nagu tulevikku, mida ma ehitan. Kas on pinget? Jah, ma arvan küll see, et see on nagu kõik inimesed eeldavad, et sa seda teed. Samas, mis mul pinget nagu ka natuke maha võtab, ma tean, kui me Y Combinatoris käisime Veriffiga, mis on USA maailma top kiirendi on, kus kõige rohkem unicorn'e tuleb üldse USA-st ja UK-st ja üldse ka maailmast on, siis see ikka nagu maailma tasemel ettevõtteid ehitanud inimesed, kes ütlesid, et ehitasid ühe asja valmis, tahtsid uuesti minna ehitama. Ei suutnud, et ma arvan, et seal on ka täpselt siuke nagu seal on ka nagu see faktor, mida ma ei saa kontrollida. Aga ma ei tee seda sellepärast, et ma nagu tahaksin uuti nagu unicorni nagu ehitada. Ma teen seda sellepärast, et ma arvan, et see on nagu mulle väga meeldib nagu värbamine ja Veriffist ka nagu see tiimide ehitamine on minu jaoks olnud nagu väga exciting. Ja B, ma näen, et see on päriselt nagu läheb see probleem ainult nagu hullemaks, kus nagu me vajame mingit nagu lahendust, et meil ei oleks AI intervjueerimas AI tulevikus. Ja, ma lihtsalt julgustan siia veel öelda, et ainult õnnest unicornid ka ei sünni, statistika, et üldse unicorn tuleks, on väga madal, et seal taustal nagu õiged inimesed on ikkagi need, kes neid ehitavad, et kui sa oled ühega ehitanud, siis tõenäosus järgmist teha on palju suurem kui täiesti suvalisel alustaval ettevõtjal. Nii et see eeldus on sul kindlasti olemas. Nii, aga nüüd jõuame sinna lõpuküsimuste juurde. Ehitasid Veriffi nüüd rolejad, aga kui sa ei teeks praegu seda, mida sa teed, mida sa teeksid tegelikult? Mul oli terve aasta, kus ma mõtlesin selle peale. Mul oli 1 miljonist võimalus sellel hetkel, kui ma Veriffist ära tulin, et mul sündis esimene laps sellel hetkel ja ma sain oma abikaasaga olla samal ajal kodus, kasvatada last ja mõelda, mida ma teen, et ma kindlasti arvan, et ma oleksin oma lastega ja tegeleksin nendega, kasutaksin neid. Samas ma tean, et ma jõuan sealt väga kiiresti nagu paari kuuga sinna kohta, kus sul lihtsalt on nagu igav ja sa mõtled, et mida ma teen oma eluga ja see on ka see, mis viis mind mingeid põllu peale, mingeid droone katsetama ja siukseid nagu hobiprojekte tegema, mis mind viis erinevate vestlusteni, et seal oli väga pikk protsess, kus ma käisin nii VC-dega rääkimas kui ettevõtjatega rääkimas, aga see oli põhjus, miks ma ehitama tagasi jõudsin, et ma võin küll öelda, et ma nagu oma lastega aega veedaksin ja ma kindlasti tahaks seda teha, aga ma tean, et nagu see koht, kus ma täna olen, on see, mis ma tahan teha. Kui ma peaksin midagi vastama, ma arvan, et kui ma ei tohiks olla founder rohkem, ma arvan, et ma läheksin ma arvan, et see on nagu kas mingeid heategevuslikke projekte või mingi sotsiaalse nagu väärtusega projekte, mis on nagu siuke hästi pehme,
aga ma arvan, et ma paneksin oma energiat sinna mingite probleemidega tegelesin, mis ei too kapitali, aga annavad nagu sihukest, lahendavad mingeid probleeme. Ma arvan, see. Jaa, mis on parim karjäärinõuanne, mida sa oled oma elus saanud? Kui sa oled üldse? Ma ei mäleta, ma ei tule meelde, et keegi oleks midagi põhjapanevat olnud. Ma arvan, et mis ei tähenda, et ma ei ole saanud. Minu jaoks nagu parim karjääriväärtus, mis ma olen saanud, on töötades koos tippjuhtidega ja näinud, kuidas nemad mingeid asju lahendavad, mis on nende viisid olla juhid ja nendelt hästi palju nagu õppinud siuke nagu svamm olla ja võtta neilt ainult. Et minu jaoks alati Veriffis oli kõige huvitavam see, et sul tuleb mingi uus juht, kas mingi Dropboxi kogemusega või Skype'i kogemusega või kuskilt mujalt. Ja neil on nii palju kogemust, mida sul ei ole. Sa näed, kus on mingid olukorda lahendavad ja siis sa saad neilt ka nii palju nagu nõuandeid ja mõtteid juurde. Ma arvan, et see on minu jaoks siuke best career advice. Sa tõid juba välja stressiintervjuud, et need sulle ei meeldi, aga mõni intervjuu küsimus, kõige veidram intervjuu küsimus, ma ei tea, ilmselt sa ise võib-olla ei ole saanud, võib-olla VC-de käest oled saanud, aga või midagi, mida sa ise oled küsinud? Minult on küsitud kõige veidram on, kui me vist äkki Series B-d kaasasime või Series C-d, siis üks investor läks otse mu lapsepõlve juurde ja küsis, palju mul lasteaias sõpru oli. Et see oli kõige veidram küsimus. Aga mulle meenub... Ma ise ei ole seda küsinud, ma olen päris palju intervjuudel olnud, kus seda on küsitud, aga et see on siuke huvitav küsimus, väga raske. Mis on midagi, millesse sina usud, millesse teised ei usu ainult, et suht standardne küsimus, ma ei tea, kas sa seda kuulnud või mitte, aga et sa tooksid välja midagi, millesse sina usud, aga millesse enamus inimesi ei usu. Olgu. Ja viimane üks kuulamis- või lugemissoovitus. Ma olen väga halb lugeja. Enamus raamatuid, mis mul nagu väga lihtsalt lähevad, on siuksed nagu fantaasia, see maailm, aga ma ei hakka neid soovitama. Älistimad oma. Ma arvan, et see ei ole see koht. Aga ma arvan, millest mul nagu päriselt kasu on olnud, on rohkem siuke nagu entsüklopeedia, et see entsüklopeedia, mida see nüüd tähendab, aga meie üks Veriffi investorid, kes oli ka Stripe'is ja top ettevõttes on investeerinud, Elad Chill on teinud siukse high growth handbooki. Mida see tähendab, on see, et sul on kirjas seal täiesti baasasjadest, millega tegelevad tootejuhid, millega tegelevad nagu mingid CEO-d, kuni selleni, et kuidas neid nagu värvata, kuidas oma boardiga suhelda, et ta ongi siuke nagu high growth handbook. Miks ta on huvitav, on sellepärast, et täpselt nendele ettevõtetele, kes jõuavad selle kiiresse kasvu, kus see product market fit'is oled, siis need on täpselt need asjad, millest kõik ettevõtted läbi, mis sul founderina on nagu nende kohta küsimus ja sul on keegi lihtsalt kirja pannud, sest ta on näinud, kuidas nagu USA ettevõtted on nende samade asjadega nagu struggle'inud. Et ühesõnaga see oleks mu soovitus. Väga kihvt. Janer, suur aitäh, et sa võtsid aega, et tulla meie saatesse. Väga põnev tulevik on ees, et kuidas see värbamine läheb, et me oleme ka igapäevaselt seal sees, elame teile kaasa ja ootame huviga seda 10-aastast pööret, mis võiks tulla. Aitäh sulle. Väga, väga kihvt vestlus, aitäh sulle ka.